Tere tulemast Nõmme Kalju ja FC Levadia Premium-liiga mängueelsele pressikonverentsile. Nõmme Kalju ja FC Levadia võtavad mõõtu sel pühapäeval Sportland Arenal. Kohtumine algab 15:00 ja tänasel pressikonverentsil võtavad sõna FC Levadia peatreener Vladimir Vassiljev, Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev ja FC Levadia väravaht Karl-Andre Valner ning Nõmme Kalju poolt Nõmme Kalju ründaja Igor Subbotin. Aga algatuseks küsimus Vladimirile. Kuidas möödus ettevalmistus ja milliste mõtetega mängule lähete? Ja, meil oli väike paus, et Kaleviga pidanud mäng jäi ära, kuna nad pidid mängima esiliigas. Ehk meil oli 2 nädalat valmistuda selleks mänguks. Et valmistus oli väga põhjalik. Oleme teinud suurt tööd ja peale viimast kaotus on õige aeg näidata, et tegime parandusi. Kõik mängijad on ekstra motiveeritud, on meil selline lõpusirge ja liigume selles suunas, et saavutada oma eesmärke ja meid rahuldab ainult võit. Sergei Frantsev, как готовились к игре и какие задачи? Вы знаете, наша профессия отличается от всех остальных тем, что если тренер или футболист считает, что он всего достиг, да, он уже не конкурентоспособен. Поэтому Ливадия — это хороший раздражитель, и вообще турнир 6 — это наиболее такой для нас, и оценить футболиста на перспективу. Поэтому готовились серьезно к этой игре. Спасибо. Karl-Andre, kuidas iseloomustate Kaljut vastasena ja mis otsustab mängu saatusi sinu arvates? Kalju on kindlasti väga tugev, et on näidanud väga head mängu meie vastu ka, et nad oskavad erinevaid liine väga hästi kinni panna ja just meesmehe pildi osas on nad nagu väga tugevad, et ma arvan, et mängu otsustab see, et kes suudab paremini oma nii-öelda mängujoonist järgida, et meil on plaan, kindlasti neil on plaan, et otsustabki see, et kes paremini hakkama saab. Aitäh sulle, Karl-Andre, ja sama küsimus Igorile, et kuidas sa iseloomustad Levadiat vastasena ja milliste mõtetega Kalju mängule läheb? No nagu me näeme, et Levadia on praegu esimesel kohal, siis on see suur vastane. See on nagu see hea mäng tuleb, kui sa mängid see tipptasemel, mis praegu olemas pühapäeval. Ja ma arvan, et me peame lihtsalt pühapäeval oma hetkid realiseerima. Ja 3 mängu me oleme kaotanud Levadia vastu ja pühapäeval ma arvan, et me anname ennast kõik, et lähme ja võtame need 3 punktid, et me ei saa kogu aeg kaotada, siis on vaja see seeria lõpetada. Aga Levadia, nagu ma ütlesin, see väga tugev vastane ja ma ei usu, et meil on meeskonnas halvem mängijad kui Levadias, aga ma isegi arvan, et need on parem. Siis lihtsalt lähme võitma seda mängu ja kõik. Aitäh, Igor, sulle ja sõna ajakirjanikele. Nii, tervist, Heiti Heli Sokkernetist. Vladimir, alustame sinuga. Eelmine mäng, valus kaotus tulevikule. Mis järeldused tegite? Et mainisid, et ettevalmistus oli põhjalik ja mängijad on motiveeritud, aga mis need nii-öelda vigade parandused olid? Ja, et ütleme, viimane mäng näitas meile, et me peame paremini kastis tegutsema just kaitses. Et meil oli probleeme nende Viljandi tuleviku krossidega, et lasime liiga palju vabadust neil kastis, et kuigi me oleme ülekaalus, siis ikka nagu vastane leidis teed väravani. Et sel nimel me töötasime viimast nädalat ja see nädal ka panime rõhku sellele, sest Kalju oskab hästi realiseerida neid tsenderdusi. Neil on seal tugevad mängijad kastis, kes võitlevad iga palli eest. Ja see on üks murekoht, mida me siin 2 nädala jooksul proovisime parandada. Teine asi ongi see, et üleminekud, mis olid Viljandi vastu, võib-olla liiga kiirustasime, et see ei ole nagu meie filosoofia, et meie mäng on positsiooniline. Me peame paremaid positsioone valima mängus ja rohkem domineerima palliga.
et võib-olla läksime uraaga Viljandi vastu liiga palju üles-alla seda mängu liiga palju transitsiooni oli nagu rünnakus kaitsesse ja kaitses rünnakus, et see ka oli see murekoht, mida me selle 2 nädalal nagu parandasime. Ja teades Kalju tugevusi ja nõrkusi, siis 2 nädalat oli täpselt see aeg, et proovida kõike variante, mis me tahame nende vastu kasutada. Ja nagu Valner ütles siin, et 1-1 duellid on väga olulised, et kes võidab neid rohkem mängus, see arvatavasti võidabki seda mängu, et me oleme hästi valmistunud selleks ja meil on kindel plaan. Kuidas tervis mängijatel on vigastusi tekkinud? Meil on tegelikult ja ainult Luka Lukovic ei ole 100% valmis, kuigi ta võib mängida, aga ta tunneb mingi probleeme seal lihastega. Aga ülejäänud mängijad on kõik valmis, Iljan Donov tagasi, et ka üks meie relv, et keda me ootasime kaua ja nüüd on tagasi meiega. Et kõik mängijad on selleks mänguks valmis ja ootavad oma võimalust näidata oma parimat väljakul. Karl Andre, kuidas riietusruumis see emotsioon on enne tähtsat mängu? Emotsioon on hea, et emotsioon on ikkagist hooaja vältel alati nagu hea olnud, et isegi kui nüüd tuli nüüd väike kaotus vahele ja paar tükki hooaja algusfaasis, et see ongi, ma arvan, et see näitabki meeskonna tugevust, et me saame nagu kaotusest ka üle ja teeme järeldused ja hoiame nagu emotsioone kõrgel ja läheme täiega peale uuele mängule. Игорь, как настрой у вас? У нас все хорошо, мы работали, плюс у нас игровой ритм он поддержан, что мы играли на прошлой неделе кубок, очень важный для нас. И как бы также после игры работали над планом, тактикой, и я думаю, что все готовы, и выйдем и покажем лучший футбол, чем был до этого. И Сергей, вы выиграли против Tulevik, выиграли против Vaprus. Как у вас настрой на игру? На игру, как может быть у профессиональных футболистов настрой? Естественно, готовились, естественно, будем стараться. Вот. И ребята это понимают, что игра есть что доказывать. А как здоровье? У ребят? Ну, к сожалению... Нет, у меня все в порядке. Вот. К сожалению, у нас есть потери. И Гусев, и Марин. Вот. Незначительное повреждение. Вот. Но, тем не менее, это на подготовку не повлияло. Мы ждем их в строй, но все в порядке. Хорошо. Думаю, что это все. Спасибо. Aitäh kõigile, kes pressikonverentsil osalesid. Niisiis sel pühapäeval Nõmme Kalju ja FC Levadia vaheline Premium-liiga kohtumine Sportland Arenal aset leiab. Ootame mõlema klubi fänne kindlasti omadele kaasa elama ja ootame põnevat kohtumist seniks, aga kõike head.